turniiril on hetke 4. meeskond 44 punktiga. Aivar Lillevere 0-0 viik Rakverest. Kas sellega võib rahule jääda või pigem jäi midagi kripeldama? Ei, kripeldama küll ei jäänud. Teadsime, et Rakvere on kodus väga tugev vastane ja üldiselt mänguplaanis valmistusimegi niimoodi, et mitte mingil juhul ei tohi endale väravat lasta lüüa. Ja et kui me oleme viigiga täna kindlasti väga rahul. No, sai siin mängu ajal rõhutatud ka, et tulevik on vaadates endale lüüa lastud väravaid liiga üks parema kaitsega meeskondi, et täna ei lastud endale lüüa, kuid ei löödud ka ise, samas oli ka selliseid häid momente. Jah, see aasta on meil tegelikult läinud ründajate poolest väga raskelt. Meil polegi välja kujunud kindlalt ründajat, liidrit, kes lööks väravaid. Meeskond lööb küllalt võrdselt väravaid, kõik löövad, aga ehtsat nagu tipuründajat kahjuks see aasta meil pole. Kui turniiritabelisse veel pilku heita, 6 vooru on veel ees ja hetkel positsiooniks tabelis 4. Kas seniste asjade ja sündmuste käiguga olete rahul? Siiamaale tuleb rahul olla, aga ütlen teile ausalt, et ma tunnen, et meil läheb väga raskeks peale seda, kui kool hakkas. On meil päris suured probleemid ja ma arvan, et me oleme hea esituse teinud, kui me jääme esimese 6 sekka see aasta, siis me oleme väga hea esituse teinud see aasta. Balanss noorte ja vanemate mängujate vahel on paigas tulevikus? Jah, see balanss on praegu paigas, aga tahaks veel rohkem noori näha, et kes pead tõstaks. On siit lähitulevikus näha järelkasvu? Kindlasti midagi on, sest noortetöö Viljandis käib ja midagi peab ikka tulema. Vähemalt tuleb neile anda võimalust. Selge, me soovime teile edu ja head hooaja lõpusporti. Jah, tänan teile ka. David Rasberg, 0-0 viik. Kas võib rahule jääda? Pigem ei või, et oleks võinud 3 punkti ära võtta. Et mõnel meeskonnad oma võimalused, väga võitluslik mäng, aga ei tulnud seda väravat sealt ära. No, peatreener Valeri Bondarenko vahepeal saatis väga kurja sõnu. Ma sain aru, et sinu aadressil, kas jõudsid need sõnad ka kohale? Ei, panin tähele ikka, aga ega mängus ei lase segada siukest asjad ennast. Mis riietusruumis kosteti peale mängu lõppu? Ei olnud hullu midagi, et punkti saime kätte ikkagist, aga 3 punkti jääb natukene painama. Hooaja lõpp on üsna käega katsutav, et viimased 6 mängu veel mängida, kui palju saad ise panustada meeskonna nii-öelda lõpusporti? No ise saan mängida ainult Kiviõli vastu järgmine laupäev ja siis lähen ise ära, aga loodan, et poisid saad hakkama. Paar poissi on meil vigastatud, saaks nemad tagasi tulla, siis oleks veel parem. No millise hinde või hinnangu annad üleüldse hooajale, et suurem osa hooajast on selja taga, et kas kus kohast king pigistab? No ise pole mänginud väga palju, niimoodi kursis pole, et terve suve olin ära, aga nii palju kui mina olen käinud, siis oleme mänginud hästi ja paremuse poole kogu aeg. Aga ma ei tea, kus see king pigistab. Ei oskagi nagu niimoodi öelda, kuna ise olen paar mängu ainult mänginud praegu. Kas võib öelda pigem, et liiga tase on läinud ühtlasemaks ja võistkonnad on võimelised kõigiga mängima kui võrdne võrdsega? Kindlasti jah, et siin Puuma võitis meilt punkte, et siin kõik võivad kõigis punkte võtta. Selge. Aitäh ja edu hooaja lõpuks! Aitäh teile!
kohtumine on lõppenud, mõlemapoolsete võimalustega mäng Rakvere jalgpalliklubi Narvas, Viljandi jalgpalliklubi Tulevik 0-0.